Tere! Minu nimi on Klaus. Olen olnud osa 3D kogudusest pea 10 aastat ning on suur privileeg anda edasi mõtteid Danieli raamatu 7. ja 8. peatüki osas. Isiklikult tundub, et maailmas on üsna palju hirmu ja ebaselgust, palju halbu uudiseid, palju negatiivseid olukordi. Ja neid olukordi me tihti ei mõista ega ka kontrolli. Mõnikord tundub, et kaotame jalge alt toe ja tahaksime teada, kus on Jumal selles kõiges. Jumal, kas sa näed? Jumal, kas sa tegutsed? Jumal, kas sa juhid? Lugedes piiblit mõistan, et ka Daniel oli samasuguses olukorras. Aga enne kui läheme Danieli looga edasi, annan sulle väikese ülevaate, kes ta üldse oli. Daniel oli noor mees, kes sündis üle 600 aasta enne Kristust. Ta oli kuskil 15 või 17 aastane, kui Babyloni impeerium tungis Jeruusalemma. Tema kodu põletati maha, tema rahvas viidi vangipõlve ja tema ise rebiti oma perekonna juurest, et elada võõras riigis, kus ei austatud Jumalat, keda tema uskus. Ta pidi õppima uue keele, uued kombed, uue kultuuri. Teda pandi tööle kuningakoja teenistusse, kus tema ümber oli paganlik religioon, erinevate valitsejate kapriisid ja poliitiline manipuleerimine. Kuid sellegi poolest ta otsustas, et võõral maal, võõras kultuuris ja võõras võimusüsteemis ei muutuda võõraks Jumalale. Ja ka piiblis on kirjas üks Danieli elu võtmelause ja Daniel otsustas oma südames. Just see üks otsus kujundas kogu tema elu, sest Jumal hakkas andma talle nägemusi impeeriumitest, rahvastest ja ajastute lõppemisest. Sa küsid miks? Sest Jumal räägib südametele, mis on välja treenitud tema häält kuulama. Ning tänane sõnum, mis võiks jõuda ka sinuni, on, et Danieli lugu ei räägi täiuslikust elust, ta räägib päris elust ja päris Jumalast, kes valitseb ka siis, kui inimene seda ei näe. Ning siin saamegi hakata koos lugema. Ja see on hetk, kus te nüüd võiksite kogukonnas või üksi lugeda Danieli 7, 1-8. Daniel näeb nägemuses 4 metsalist merest tõusmas. Lõvikotka tiibadega, karu, kes tõusnud ühe külje peale, leopard 4 tiiva ja 4 peaga ning hirmus tugev ja raudhammastega metsaline. Need ei ole lihtsalt muinasjutu loomad. Need tegelikult sümboliseerivad impeeriume ja juhte, kes tõusevad võimule, aga kelle võim läheb kiiresti üle käte. Babylon, Pärsia, Kreeka ja Rooma. Selles loos on metsalised midagi enamat. Need on pildid inimestest, kes tõstavad end Jumala asemele. Ning kui inimene usub, ta saab hakkama ilma Jumalata, siis ta muutub kõigist kõige haavatavamaks. Me muutume kaitsvaks, närviliseks, kontrollivaks, uhkeks ja külmaks. Me hakkame iseenda elu troonil istuma ja pikas plaanis ei ole see viljakas. Ja see võib panna küsima, et kas minu elus on midagi, mis on tõusnud troonile, kuhu see tegelikult ei kuulu. Ja mõnikord ei pruugi olla see halb asi, töö, edu, perekond, turvatunne, aga mõnikord on see hirm või see üks osin, ma pean ise hakkama saama. Mis kõige olulisem, need võivad muutuda samasugusteks metsalisteks, kui nad võtavad koha, mis kuulub Jumalale, ning metsaline ei ole see, kes meid hästi juhib. Nüüd järgnevalt võite lugeda Danieli 7, 9-10 ja 13-14. Ja siin muutub järsult kogu tseen. Kõik pimedus, müra ja segadus. See kaob. Daniel näeb trooni ja ta näeb Jumalat, kes istub rahulikult, väärikalt, ilma hirmuta, ilma kiirustamata. Ja sa tead seda tunnet, kui kõik sinu sees on keerises või segaduses, aga siis keegi siseneb ruumi ja toob endaga kaasa üleoleva rahu. See on Jumal Danieli nägemuses. Ja siis Daniel näeb kedagi veel. Ta näeb inimese poega,
kellele antakse kogu meelevald ja kelle kuningriik ei kao. See on Jeesus. Ning just Jeesus nimetas end ikka ja jälle inimese pojaks, viidates rollile ja sellele missioonile, mille ta on Jumalalt inimkonna heaks saanud. Ja just siit me võime kaasa võtta, et sinu elu ei ole juhuslike jõudude käes, sinu lugu ei ole kontrolli alt väljas ja isegi kui kõik sinu ümber tundub ebakindel, siis Jeesus ei ole ebakindel. Ka Jeesus ise läks läbi suurimatest kriisidest, jäädes selle keskel usukindlaks. Ja nii võib ta meidki kinnitada. Ehk teisisõnu see ei tähenda, et elu ei ole raske, vaid et rasked momendid ei peaks määrama, nagu see oleks punkt või lõpusõna sinu või meie teekonnal. Ja nüüd võite lugeda Danieli 8, 9-12, 19 ja 27. peatükki. Siin tuleb Danieli 8. peatükk. Seal on veel rohkem segadust, veel enam pimedust, veel enam valu. Seda kõike on lihtsalt nii palju, et Daniel ütleb lõpuks: ma olin haige ja nõrk mitu päeva. See on üks ausamaid lauseid piiblist. Ta oli vaimulik inimene, aga seda oli lihtsalt ka temale liiga palju. Ja võib-olla tead ka sina seda tunnet. Ja siin ütleb Jumal midagi väga olulist. See kestab ainult kindla aja. Teisisõnu, kurjusel on piir, kannatlusel on piir ja pimedusel on aegumiskuupäev. Jumal ei eita pimedust, aga ta ei lase selle lõputult valitseda. Ja kui sa oled praegu keset segast perioodi, mis tundub liiga raske, siis Jumal ei ütle, see ei ole midagi, vaid ta ütleb, see ei ole igavene. Ja see muudab kõik. Tõeline usk aga ei tugine selgusele, vaid suhtele. Mõnikord me tahame Jumalalt selget plaani, miks see nii on, millal see lõpeb, mida Jumal täpselt teeb. Daniel ei saanud vastuseid, ta ei saanud ka ajajoont, ta ei saanud mingisugust detailset seletust, aga ta sai midagi palju paremat. Ta sai Jumala enda. Ja tõeline usk ei tähenda, et ma tean kõiki vastuseid. Tõeline usk tähendab, et ma tean, kes on vastutuse taga. See tähendab, et ma usaldan Jumalat isegi siis, kui ma ei näe tema plaani. Ja kui sa tead, kes on troonil, siis sa ei pea teadma kõike, mis sinu ümber toimub. Nii et lõpuks taandub kõik ühele küsimusele. Kes on troonil sinu elus? Mitte ainult pühapäeval, vaid ka argipäevas. Mitte ainult siis, kui kõik on hästi, vaid ka siis, kui on raske. Kes juhib? Kes määratleb su rahu? Kes paneb paika su väärtuse ja turvatunde? Kas see on hirm? Kas see on edu? Või kas see oled sina ise? Või on see hoopis Jeesus, kelle kuningriik ei kõigu, kelle valitsus ei kao? Kui sina ei ole troonil ja hirm ei ole troonil, siis sa võid lõpuks puhata Jumalas, kes juhib. Ka minu tänane pere saab puhata Jumalas ning puhata just seetõttu, et me ei anna enda minevikule ega traumadele pinnast, sest oleme südames otsustanud Jumala kasuks. Siit on aidanud Jumal luua uue väärtuspagasi, milles soovime enda pere kasvatada, ise ennast kujundada ja loodetavasti olla eeskujuks ka paljudele teistele. Ma soovin selle kõne lõpetada ühe palvega ning ma kutsun ka sind üles, kui sa ka pole kristlane, sulgema silmad ja palves kaasas olema. Jumal, me tunnistame, et vahel me proovime ise troonil istuda ja see teeb meid ainult väsinuks ja murelikuks. Aita meil usaldada oma elu sinu kätesse. Aita meil usaldada, et sina juhid ka siis, kui meie ei näe selgelt. Aita meil uskuda, et pimedus on ajutine ja sinu kuningriik aga igavene. Aita meil anda oma elutroon Jeesusele. Aamen.